Trump ajas Iraani endast välja, kui ta sundis Hiinat tegema sammu, mida Teheran kõige rohkem kartis. Peking, Iraani nafta suurostja, ilmus Washingtoni kõrvale, lõudes stabiilsust Hormuzi väinas ja takistades ajatollade režiimi tuumaseiklust. Sellel reedel, 15. mail 2026, oli stseen Pekingis mõjukam kui ükskõik milline islami revolutsioonilise kaardiväe ähvardus, sest Xi Jinping ei surunud lihtsalt Donald Trumpi kätt. Ta näitas, et Hiina ei soovi maksta Iraani väljapressimise eest merel. Teherani režiim uskus aastaid, et võib laevu hirmutada, survestada ülemaailmset kaubandust ja ikkagi loota, et Hiina raha tuleb sisse allahinnatud nafta müügist. Aga Trump pööras selle olukorra ümber ilma keerulise jututa. Ta pani kriisi Xi ette, paljastas Iraani kui probleemi Hiina majandusele ja jättis revolutsioonilise kaardiväe. Revolutsiooniline kaardivägi reageeris karjudes, sõjaväeõppustega, ähvardustega ja jõupositsiooniga. Sealt tulebki meeleheide. Iraan sai aru, et tema suurim ostja hakkas käsitlema Hormuzi avatuna hoidmist kui vajadust, mitte kui teene. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse etalon Milson Alves. Muutus ei tulnud sümpaatiast, vaid huvist. Hiina vajab energiat, vajab laevade liikumist ja peab takistama Iraanil Hormuzi väina ähvarduseks muutmast. Kui Trump istus Pekingis Xiga, ei olnud kaalul ainult kahe juhi ühispilt. See oli katse võtta Iraanilt tunne, et ta võib sulgeda ühe maailma tähtsaima marsruudi ja jätkata naftamüümist, just kui poleks midagi juhtunud. See samm mõjutas Teherani, sest Hiina on Iraani nafta jaoks suurim hapnikuallikas. Reutersi andmetel ostis Hiina 2025 aastal Iraanilt keskmiselt 1,38 miljonit barrelit naftat päevas, mis moodustab üle 80% Iraani eksporditud naftast. See nafta jõudis peamiselt Hiina sõltumatutesse rafineerimistehastesse, keda meelitasid allahindlused, kuna USA sanktsioonid jätsid Teherani väheste suurte ostjatega. Just sellepärast häiriski Trumpi kohtumine Xi Jinpingiga nii palju. Ostmine karmistab nõudmisi või nõuab vaba läbipääsu Hormuzi väinas. Revolutsiooni kaardivägi kaotab raha, kaotab mõju ja kaotab jõunarratiivi. Iraani vastus tuli ikka samas võtmes. Karm jutt, sõjaline žest ja katse näidata kontrolli. Revolutsiooni kaardivägi alustas õppust nimega Commander Mars, samal ajal kui režiimiga seotud ametnikud lubasid vastust igale agressioonile. Aga see etendus näitab rohkem närvilisust kui jõudu. Kui rahvas tõesti põlgab, siis ta põlgab. Kui režiim hakkab sõltuma sõjaväeõppustest, et elusana näida, siis teab ta, et olukord on muutunud. Iraani ei survestanud ainult Washington. Ta nägi, kuidas Hiina, tema suur ostja, nõudis läbipääsu, nõudis stabiilsust ja otsis alternatiive. Teherani jaoks oli kõige alandavam see, et isegi Hiina laevad hakkasid saama erilist kohtlemist, et ületada Hormuzi väina. Teatati, et Iraan hakkas mõnel Hiina laeval Hormuzi väinas läbipääsu lubama. Pärast Pekingi diplomaatilisi palveid ja seda, kui üks Hiina supernaftatanker, mille pardal oli 2 miljonit barrelit Iraagi naftat, suutis piirkonnas üle 2 kuu kinni olles lõpuks väina ületada. See näitab Iraani vastuolulisust. Peking sõltub naftast, sõltub mereturvalisusest, ega saa aksepteerida, et revolutsiooni kaardivägi otsustab, kes läbib, millal läbib ja kui palju maksab. Sellest hetkest alates mõistis Iraan, et nende positsioon ei olnud nii mugav. Režiim võis karjuda Washingtoni vastu, kuid ei saanud eirata, et ka Hiina tahtis, et Hormuzi väin oleks avatud. Ameerika survega kaasnesid endiselt sanktsioonid. Enne kohtumist oli Washington juba sihikule võtnud Hiina ettevõtted, mis olid seotud nafta ja Iraani kasutatavate materjalide kaubandusega. See tegi Pekingile avalikult ebamugavust, kuid tegi selgeks ka ühe tõsiasja. Teheraniga äriajamine muutus kallimaks. Hiina eelistab osta odavalt, kuid ei taha osta probleeme ja Iraanist on saanud just see. Odav tarnija, kuid ümbritsetud sõja, blokaadi, mereriskide, sanktsioonide ja katkestuse ohuga.
Hiina suurkontsern Sinopec oli selle arvutuse juba varem välja toonud. 2026 aasta märtsis teatas Reuters, et riigiettevõte ei kavatsenud naftat osta ning otsis tuge sisemiste reservide kasutamiseks. Samuti plaanis rohkem naftat osta. Sal de nafta Tiambu Sadama Kaudu punaseu meriu. See ei ole ideoloogiline kõne, see on majanduslik ellujäämine. Kui maailma suurim rafineerimistehas otsib väljapääsu väljaspool Iraani, on sõnum lihtne. Teheran kaotas usaldusväärse tarnija staatuse. Võib küll müüa allahindlusega, kuid ükski allahindlus ei korva seisvat laeva, kallist kindlustust, Ameerika blokaadi ega sõjariski. Revolutsiooniline kaardivägi on alati püüdnud müüa ideed, et nemad kontrollivad hirmu. Nad kasutavad relvarühmitusi, väikeseid laevu, ähvardusi merel, tuliseid kõnesid ja survet kaubateedele. Aga see strateegia sõltub ühest asjast, et suured ostjad jätkavad teesklemist, nagu nad ei näeks midagi. Trump lõhkus selle mugavustsooni. Kui ta tõi Xi tuumahormuusi teemalisse vestlusesse, tõukas ta Hiina varjust välja. Peking ei pruugi küll saada Ameerika Ühendriikide ametlikuks liitlaseks, aga nüüd ei saa ta enam käsitleda Iraani lihtsalt kui energiapartnerit. Nüüd on Teheran ka risk Hiina majandusele. Ajalugu näitab, et suured pöörded ei toimu ainult siis, kui lasud on kõlanud. 1972 aastal sõitis Richard Nixon Hiinasse ja avas kanali, mis muutis külma sõja tasakaalu. See samm ei muutnud Pekingi üleöö Ameerika Ühendriikide sõbraks, kuid see nõrgendas Nõukogude Liidu positsiooni, sest see pani Moskva silmitsi uue reaalsusega. Washington oskas kasutada diplomaatiaid, et vastaseid lahutada. Nüüd üritab Trump kasutada sarnast loogikat Iraani vastu. Ta ei pea panema Xi'd Washingtoni armastama. Piisab sellest, kui Xi mõistab, et Iraan segab naftat, laevandust ja stabiilsust, mida Hiina vajab kasvamiseks. Kui toetaja hakkab kaitsealuse hinda arvutama, satub kaitsealune paanikasse. Teised riigid juba tegutsevad, et mitte jääda Iraani tuju pantvangi. Araabia Ühendemiraadid kiirendavad projekte, et suurendada nafta ekspordivõimsust läbi Fujairah'i, väljaspool Hormusi kõige tundlikumat punkti. Saudi Araabia kerkib alternatiivina Hiina rafineerimistehastele Punase mere kaudu. Malaisia ja Indoneesia on hakanud tegelema Iraani nafta ülekandmise varjuga oma vete lähedal. Operatsioonides, mis püüavad varjata päritolu ja vältida sanktsioone. Kui mitmed riigid otsivad alternatiivseid marsruute, reserve ja tarnijaid, tähendab see, et Teherani režiim on kaotanud usalduse, mida ta püüdis müüa. Iraani režiim võib jätkuvalt uhkeldada, kuid tema nõrkus ilmneb siis, kui ta peab valima, kas säilitada ähvardus või hoida ostjat. Trump sai sellest aru ja kasutas Pekingit hoovana. Hiina ei muutunud heast tahtest. Ta muutus, sest Hormusi sulgemine teeb haiget ka Hiinale endale. Ja kui Teheran mõistis, et tema suurim ostja hakkas korda nõudma, muutus jõudemonstratsioon meeleheite märgiks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete spetsialist ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõese infoga hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.